Tere, head matemaatikasõbrad! Minu nimi on endiselt Allar Veelmaa ja tänases videotunnis me lahendame järjekordselt ühe riigieksami ülesande. Näete, siin on antud siis kaks funktsiooni, üks on kuupfunktsioon, teine ruutfunktsioon. Küsitakse 0 kohti, maksimum-miinimumpunkti, tahetakse graafikuid ja küsitakse, millal mõlemad funktsioonid siis kahanevad üheaegselt. Niiviisi, kõigepealt näete 0 kohad. 0 kohtade leidmiseks me loomulikult lahendame võrrandi, paneme siin parema poole nulliga võrduma ja päris edukalt saame selle võrrandi lahendamisega hakkama. X sulgud ette, üks lahend on 0 kohe ja x-i ruut -3 on 0, saame 2 lahendit juurde, nii et näete, kokku tuleb 3 lahendit, ehk siis sellel funktsioonil on 3 0 kohta. Kes nüüd ei saanud kohe aru, siis pange video korraks seisma, mõelge ja edasi vaadake siis juba, kui on asi selge. Nüüd maksimum ja miinimumpunkt, see tähendab seda, et me leiame tuletise, kõigepealt paneme tuletise nulliga võrduma ja leiame võimalikud ekstreemumkohad. -1 ja +1. Nüüd me peame loomulikult uurima, kas nende +1 ja -1 ümbruses tuletise märk muutub. Aga kui me nüüd skitseerime või teeme abijoonise siin, skitseerime selle tuletise graafikon X-teljel, siis me näeme tõepoolest, et -1 ja +1 juures tuletis muudab märki, järelikult -1 ja +1 on ekstreemumkohad. Ja miks siis -1 on X miinimum? Aga vaadake sellepärast, et kahanemine läheb üle kasvamiseks. Ja 1 on maksimumkoht, sellepärast et seal kasvamine läheb üle kahanemiseks. Ja kuna nüüd küsitakse maksimum ja miinimumpunkti, siis me peame arvutama välja ka Y koordinaadid. Selleks me võtame need X-i väärtused +1 ja -1, asendame esialgse funktsiooni valemisse ja arvutame Y-d välja. Nii et veel kord ütlen, et paneme siis esialgse funktsiooni avaldisse, mitte tuletisse ei pane tagasi. Ja saame kätte, näete, miinimum- ja maksimumpunkti. Et kui te nüüd tahate ise neid kõiki neid arvutusi kaasa teha korralikult, siis loomulikult tuleks pidea seisma panna, teha arvutused ära ja siis võrrelda. Nüüd graafikud. No selle kuupfunktsiooniga on jälle nüüd see paha lugu, et eks siin peab tegema arvutusi, ruutfunktsiooniga asi lihtne. Ruut parapool vabaneb ülespoole, näete, läheb pluss ja -2 läbi X-telje. Nii et teeme siin mõõdukalt siis arvutusi. Kuupfunktsiooni puhul võime võtta ka vahepealseid väärtusi, seal näiteks -1,5 ja et saaksime võimalikult palju punkte. Et see on nüüd üks asi, mis tahab harjutamist ja kui need punktid on ilusasti olemas teil ja ära ühendatud sellise pideva joonega, siis saate selle graafiku enam-vähem kätte, näete. Teil see graafik ei tule nii ilus, nagu siin pildi peal on, aga pole hullu. Ja ruutfunktsiooni graafik, parapool, jah, nii et meil on vaja, näete, 0 kohti, haripunkti. Ja nüüd kirjutage välja siis vahemik, kus funktsioonid kahanevad üheaegselt. Ega me tegelikult ei pea mitte neid välja kirjutama, meil piisab sellest, kui me neid lihtsalt kirjutame, nii et praegu on veebruarikuu ja väljas on külm, nii et välja me neid ei kirjuta, et see on üleliigne sõna selles ülesandes, lihtsalt kirjutame. Aga näete, mõlemad graafikud liiguvad allapoole lõpmatusest -1-ni ja pärast seda ühtegi sellist vahemikku enam tule. Nii et ühine kahanemise vahemik on lõpmatusest kuni -1-ni. Ja see on ka siin ilusasti kirja pandud. Ja sellega on meie ülesanne siis lahendatud, nii et saime päris siin kiiresti selle asjaga hakkama. Loomulikult sellised ülesanded nõuavad süvenemist ja ka täpsust, nii et kui soovite, vaadake veel kord üle. Kohtumiseni!